Meil on päevakorda kolmas punkt, see on siis lahkuva linnavalitsuse lahkumist ärakuulamine ja vastavalt seadusele esitab selle kohta sõnavõttu lahkuva Rakvere linnavalitsuse juhina Rakvere linnapea on seadus. Aitäh kõigepealt, siit hoolivalt kõigepealt aitäh teile usalduse ja toetuse eest ja eks nüüd seda RTL-programmi tuleb hakata ellu viima. Et siin olla volikogu esimene ja partner ja abiline. Aga nüüd olen esimene lauda ja olen ka siin väikse ettevalmistuse teinud mõeldes selle peale, et kuna ettekandeks on ka vastavat võimääruse aega 10 minutit, siis ma ei prooviks nagu mitte väga pikalt lahti rääkida, kuigi sellest saaks siin tund aega rääkida. Lasen lihtsalt slaide järjest silmest läbi ja ma loodan, et te saate siin jälgida. Ja ma ei hakka rääkima võib-olla sellest, mis võib-olla tehtud on, sest sellest saaks pikalt rääkida. Võib-olla mõtlesin keskendun oma tänases lahkumispalve ettekandes sellele, mis seisus annab lahku linnavalitsus linna üle. Räägiksin nendest projektidest, mis on ette valmistatud, mida on võimalus järgneval linnavalitsusel ja ka meil üheskoos volikogus siin otsustada, kas, kuidas ja millisel määral neid ellu viia. Ehk siis projektid siis selles järjekorras infrastruktuur, hariduskultuur ja ettevalmistatud üritused. Et lasen kiiresti, ma ei hakka väga pikalt rääkima, saate need ja numbrite osas on ka need numbrid, ei maksa neid võtta tõena, need on sellised mõnel pool sellised minule hetkel teada olevad numbrid, aga need numbrid siin aja jooksul leiavad oma täpsustuse ka. Nii, infrastruktuuri projektid, mis siis lahkuv linnavalitsus on tänaseks ette valmistunud, et need siis teatud võimalusel ellu viia järgnevatel aastatel 2009-2013. Lennukipiiripiirkonna tööstuspark, siis näete ise, on võimalik taotleda kuni 35 miljonit põhitaotluse ja koostamisega leping sõlmitud. Lahkuv volikogu andis ka kaasrahastamise otsuse nõusoleku ja jääb põhitaotluse esitamine lobi ja kui saaks novembri lõpus sisse anda, oleks võimalik järgmisel aastal töödega alustada ja 2011 kevad tööd lõpetada. Siin on ka pilt, siis mõte siis rajada teed tänavad, vesikanalisatsioon, lennurada ja renoveerida vana Eesti aega kasvanud hoone, mis on abikõlbulikud. Rakvere uus veduk projekt on sõidud valmis, saime 7 miljonit raha, linna osalus on tasutud, ehitusprojekti on 7 miljonit euro eelarve ja täna on võimalik ühtekuuluvusfondi rahastusse see projekt rahastada kuni aastal 2003. Ma panin siia ka tõenäoliselt avamisajal, millal saaks volikogu osaleda sellistel avamisüritustel, mis on alati meeleolukad ja rõõmsad. Nii, 2013, jah, vabandust. Et selline võiks siis vedukki pilt olla tulevikus ja täna täitsa, kuna riigihangetes ei raha üle, on võimalik selleks raha küsida. Kuna suurtes riigihangetes, suurtele riigimaanteedele on võimalik küsida. Rakvere Sõmera veamäe lahendusprojekt sisuliselt käib juba, on riigihanked välja kuulutamisel kokku 27 miljonit ja aktsides Rakvere veel on ka laenutaotlus, laenumahud määru järgi 58 miljonit olemas. Linna roll toetada aktsides Rakvere vesiehitustegevuses. Võimalik avamine võib-olla 2013 on tuletuslik. Ühtekuuluvusfondi rahasest Internet 4. Kultuuri- ja linnaruumi projektid. Koitkava esimest taotlusvoorust on meil siis valmis reaalgümnaasiumi projekt, ehitushange kohe käima minemas, 20 miljonit 448 põhitaotluse sisu, pluss sinna lisandub tehnika umbes pool miljonit. Ehitus lõpp 5. august 2010, 1. septembril saab uue koolimäe rõõmsasti avada. Lasteaed Pungla ehitushange on Paides, panin siia sisse taotluse mahu 26 miljonit, ehitushange oli natuke väiksem. Kuna asi on Paides, siis sõltub vaidluste otsustamisest, mis me vaidega edasi teeme ja võimalik on 2001 kevad avada, ma kardan, et aasta läheb umbes selle ettevalmistuse peale aega. See on siis ka pilt ja projekt valmis.
Uue variandina on viimastel nädalatel võimalik lasteaial Triinule taotleda Eesti-Šveitsi programmist energiasäästliku lasteaia taotlemiseks. 12 parima hulgas on Triin saanud 3 parema hulka ja kokku on selles meetmes 65 miljonit ja 3 projektis on rahastust, üks uus objekt ja 2 renoveeritamata. Triin on see renoveeritamata nimekirjas, mis omakorda võimaldaks meil taotleda raha algkool lasteaia jaoks, mis on Koitkava teises voorus pingereas tõuseb, kui me tõstame Triinu sinna Šveitsi programmi. Jälle võimalik taotlust kirjutada ja seal oleme esitanud Paide ja loodame, et seal kaudu rahastust rohkem saab. Algkool täna selline. Koitkava teises voorus on 2 Paidel olevat projekti, mille raha saamine on suht ebareaalne, aga võimalik on siis gümnaasiumi fassaadi korrastamine ja ka käsitööliste seltsimaja taotlus, mis võib-olla esitatud vaide tulemusena tõusevad maakondlikus pingereas. Siin on ka pilt sellega. Seminaarina on lineaarpark, 1,2 miljonit raha olemas, täna näeb park välja selline, vaja läbi viia arhitektuurikonkurss, võib-olla tulevikus, et ta näeks välja umbes selline nagu üks park Austrias. Turismi arendamine, Rakvere turismiinfokeskuse arengukava väljatöötamiseks olen kirjutanud Eesti-Norra programmi rahastusele saanud 257 000 krooni, kuna me esindame seal Virolit, ootame ära esindaja Virolist, kes valitakse üsna pea ja hakkame asjaga tööle, et see on võimalik täitsa välja töötada raha olemas. Turismiinfokeskuse arenduseks 2 miljonit on projekt esitatud, siis eesmärgiga korrastada tänane turismiinfokeskuse ruumid, linnaruumi paigutada vastavaid turistide suunavaid viitetegevusi, nii et see projekt on ka tänaseks esitatud ja saab sellega töösse minna. Arvapärdi muusikamaja taotlusele avarati detsembris jaanuaris kõige delikaatsem teema minu arvates, kuna nii projekteerimine kui ka kaastaotlus ootab poliitilist otsustust, võimalik taotleda kuni 50 miljonit, linna kaasrahastus 15 miljonit ja oleks vaja teha väga tugevat lobi, ja väga tugevat projekteerimist, et seda töösse saada. Aga võimalik taotleda. Siin mõned pildid, milline ta siis saime ka eeltaotluseks raha, nii et eeltaotlus pidas seda projekti perspektiivseks ja ka linna poolt läbi viidud arhitektuurikonkurss andis sellise suhteliselt ilusa pildi Pauluse kinku tahtmiseks muusikamajas. Valime vanaline arendusprojekt, mis on meil suhteliselt kõige kaugem ettevalmistatud projektordokumentus on valmis, ehk valmib novembri lõpul. Volikogu on andnud ka heakskiidu kaasrahastusele europrojekti osas. Rakvere suur osa vanalinnast saab korrastatud, aga meetme raskus on see, et sinna tuleb hästi palju taotlusi ja meil on väga tugev taotlus, aga seal peab tegema ka väga tugevat lobi, et sealt raha saada. 2012 kevad võiks valmis olla. Valime taustapildid siis sellised, Pika tänava ajalool, nii et Pika tänavale peaks tulema teemauued, spetsiaalsed lambid ja Rakvere laululava võiks siis välja ja selline, nii nagu ta projekttaotluses siin kirjas on ka ja lahkuvas volikogus ka detailplaneeringuna ja üldplaneeringus kinnitati. Rakvere tarkmaja eeltaotlus anti sisse 6. novembril, võimalik taotleda kuni 50 miljonit ülikoolide kõrghariduskeskuse ja kaasaegse linnaruumi keskuseks. Siin on tema asukoht üldplaneeringus määratud ja tema üks visioon võiks olla siin Pauluse kiriku kõrval arhitektuurikonkursi 3. töö, mis lahendas võib-olla rohkem seda targamaja näidet. Projektid ka nendes asutustes, kus linna esindajad on nõukogus. Rakvere teater kino on sisuliselt ootab linna ja riigi kaasotsustust, kõik eelrahastused on olemas, et ehk kuna riik on taganud oma 1/3, et mis seisukoha võtab nüüd linn selle 2/3 ja selle 1/3 vajatamise. Projekt valmis, teatri valmisolek teemaga toimetama hakata, et selline võiks kino välja näha. Haigla taastusravikompleks on põhimõttel riigitasandil otsus langenud, taastusravihaigla 21 miljonit olemas, oleme seal läbi sihtasutuse Rakvere haigla ja umbes 2012 kevad võiks asi valmis saada. Ametikool, vestlesin direktoriga 2 etapis, 28 ja 50 miljonit, esimene etapp 2010, 1. aprill 2011, september teine etapp. Investeering 118 miljonit ja linn saab kaasaegse keskuse.
Uus politsei Päästeameti omane investeering circa 75 miljonit, ehitus käib ja avamine 4. detsember 2010. Selline võiks umbes välja näha tulevikus, praegu näeme, kuidas töö käib. Üritused, mis on samuti ette valmistunud, meeste tantsupidu 2010 ja Pärdi muusika pidupäev. Mõned pildid ka siia juurde, et Pärdi juubeliks võiks panna ka siis püsti skulptuuri noomisalaga, mille konkurss on ka läbi viidud. Ehk kokkuvõte, et on ette valmistatud tegevusi, mis võimaldaksid 2009-2013 Euroopa Liidu riigi rahastust kaasada 870 miljoni eest. Sellest haigla Resiameti pool politsei oleks 21 miljonit ja linnal võimalik rakendada sõltuvalt mahust 350 miljonit.